Tervist! Minul ongi siis nüüd see ebamugav positsioon seista teie ja teie lõunasöögi vahel veel. Aga katsume sellega kiiresti hakkama saada ja siis lähme meeldivamate tegevuste juurde edasi. Jah, ma olen ökoloogia doktor, ma olen eluaeg elanud teaduses, mu vanemad olid juba teadlased ja kuidagi see sujuv üleminek oli teadusesse ka minul endal. Ma tegelesin, ütleme selline, mul sai selle aasta jaanuaris sai 25 aastat töötatud Tallinna Ülikoolis, enamus selles siis teadusvaldkonnas, aga ka juhtides erinevaid asju nagu instituuti, senatit, komisjone, õppekava ja nii edasi. On mul saanud enda töös, minu tööks oli uurida Eesti taimkatte ja Euroopa maailma taimkatte ajalugu ehk, et luua prognoose selleks, mis meil ees tulemas on. Ja ühel hetkel sai mulle selgeks, et teadlase panus ühiskonda võrreldes nende riskidega ja nende selle aja hulgaga, mis meil veel kasutada on tühine ja et muuta midagi ühiskonnas, siis selleks kõige mõjusam viis on panustada haridusse ja siis ma läksin uuesti ülikooli õppima, saama õpetaja pabereid ja oleks ma enne juhina teadnud, mida õpetatakse õpetajatele või nüüd on hakatud Tallinna Ülikoolis õpetajatele õpetama. Ma oleks teinud seda kindlasti juba varem, aga parem hilja kui mitte kedagi ja lõpetasin eelmisel aastal magistrikraadi uuesti ja aasta tagasi alustasin tööd. Ma arvan, et Eesti või maailma parima juhiga koos ühe uue riigigümnaasiumi rajamiseks, mis oleks parim võimalus, kui riigi raha eest teostada enda ambitsioon, unistus luua üks maailma parim gümnaasium. Ülikoolis töötades juba ma olen olnud pikalt seotud ka säästva arengu teemadega. 2005. aastal vastu võetud säästva arengu strateegia loomise juures olin ja ma olen enda töös pidevalt sellele nagu panustanud. Ja mul siit teile üks selline, kõigepealt haridusvaldkonnast üks selline soovitus, et sellistes olukordades, nagu me praegust oleme, õpib kõige rohkem see, kes räägib. Me Stanislavi esinemisest märkasime, kuidas temal tekkis õppimise hetk, tekkis idee. Ehk et teie ka, et te saaksite sellest olukorrast siit maksimaalset kasu, siis maksimaalselt rääkige ka kaasa. Ja öelge mulle, miks me peame rääkima rohepöördest üldse? Ennem kui me asume sisu poole, teeme selgeks väärmõisted, teeme selgeks siis, kus kohast te enda teadmistega oleme, et tekiks see parim arusaam sellest, et kus see nagi on, kuhu ma enda jopet tahaksin täna siis panema hakata. Et miks me peame rääkima rohepöördest? Jah? Ja, miks? Vähendada inimkonna jalajälge veel tuleviku pärast, jah. Eks ole, rohepööre on selles suhtes paratamatu, et ta tuleb nagunii Euroopa Liit, USA, Jaapan, Austraalia, nüüd uus Austraalia valitsus on sellele rohkem tähelepanu pööranud. Üks põhjus on selles loomulikult, et Hiina on enda kätte saanud kõik need ressursid, mille peale on tohutult lootust pandud ehk et tuleviku tehnoloogiate maagid ja Euroopa, Ameerika majandus on jäänud unelema nafta peale, aga veelgi olulisem põhjus, miks me peame rääkima rohepöördust on see, et teadlased, umbes sellised nagu mina, aga nutikamad ka veel, üheskoos on defineerinud, et meil on inimkonnal, inimene kui bioloogiline olend, ökoloogiline olend, meil on 9 kriitilist sellist keskkonnamahutavuse piiri. 9 tükki. Nad on siin seina peal ja nendest praeguseks hetkeks on kindlaks tehtud, et 5 neist me oleme ületanud määral, mis on ohtlik inimkonna edasise eksistentsi mõttes. Isegi kui me ühe oleme ületanud väga pikka aega, siis see tähendab seda, et senine elukvaliteet ei saa pikalt jätkuda.
Me oleme ületanud praeguseks hetkeks 5, sellel aastal on jõutud defineerida 2 juurde, aasta alguse veel alles olime 3 juures ja 2 tükki on veel juurde tulemas, mis näitavad, kus kohas me enda olukorraga oleme. Aga kuidas me saame koolitusvaldkonnas? Siin on näha, mul on läinud üks mõtte hargnemine, on jäänud kirjaviga siia sisse ka, aga et kuidas me koolitusvaldkonnas saaksime panustada sellesse, et see keskkonnamuutuste leevendamises kuidagi osaleda. Kuidas me saaksime aidata vältida seda, mis praegust tulemas on. Või kui me vältida seda ei saa, siis äkki me peaksime aitama inimkonnal kohaneda sellega, mis tulemas on. Kuidas me koolitusvaldkonnas seda teha saaksime? Jaa, okei, ei prindi materjale, jaa, mis teil siin ees on. Veel mõtteid? Ideid? Ütle palun uuesti. Väga hea. Toon seina peale, ma ei tea, kui paljud teist on näinud sellist joonist. 2 aastat tagasi see oli üks minu viimane projekt ülikoolis, no mõned projektid on veel jooksevad, aga üks suuremaid projekte, kus me analüüsisime Eesti riigi potentsiaali rohemajandusele või ringmajandusele üleminekul ja sealt võtsin need slaidid, eks ole, et selline jäätme hierarhia mõistes, ehk et ringmajandus algab sellest, et me keeldume. Me ei tee midagi. Me jätame mingid asjad tegemata. Ja neid etappe ringmajanduses seal on kokku 9, ehk et me alustame sellest, et me hakkame midagi väga olulisel määral vähendama. Näiteks kõige lihtsamalt jätame mingid asjad printimata, jätame mingisuguse energia, materjali voo kasutamata. Lihtsalt sellepärast, et meil ei ole neid ressursse tegelikult maakeral enam olemas, et edasi tegutseda. Aga mida see võiks tähendada koolituste valdkonnas? Ja küll jätame need printimised kõrvale, aga veel. Jaa, see on üks oluline aspekt, transpordi küsimus. Veel mõtteid, mida see veel tähendab? Jaa, et sul on need materjalid, mida sa materjalid, teemad või see viis, kuidas sa seda edasi annad, on kokkuhoidlik, säästlik, jah. Väga veel, on veel ideid, mõtteid? Kohvi on inimõigus, seda me ei puutu. Ma olen kasutanud enda koolitustest, kui ma olen sellist ringmajandusest rääkinud, ma olen kasutanud hästi palju kinga või siis sellise kingsepa metafoori. Ma alguses vaatasin ka, et kingavabrik, et issand jumal, et äkki on keegi kingavabrikus siin ja ma hakkan siin kingade teemal rääkima ringmajandusest. Eks ole, et meil selline vana majandusmudel tähendas seda, minu ignorants, ma ei tea majandusest võib-olla väga palju, ma olen rohkem ökoloog, aga et majanduses keskenduti mingisuguse toote sellise elukaare mingile etapile ja üritati seda teha võimalikult efektiivseks. Kui sa olid kingataldade tegija, siis sa üritasid teha enda kingatalla tegemist võimalikult efektiivseks. Siis nüüd ringmajandusele ülemineku puhul see, ütleme, selline kiire joonis sellest, et millest koosneb üks kinga elukaar, ehk et sellest hetkest, kui me hakkame kinga tegema, see tähendab seda, et millisena elas oma elu see lehm, kelle nahast tehti siis need pealsed, kuni siis selleni, et mis sellest kingast pärast seda saab, kui te olete selle tõeliselt ära kasutanud. Oskab keegi kingi parandada? Siin ei ole ühtegi, kes oskaks kingi parandada, kingi teha. Aga mis te siis teete, kui teil on need ainsad kingad, mis teil on, mida te rohkem, teil ei ole elus rohkem võimalik kingi võtta, kasutada, mida te siis teeksite? Õpiks ära, kasutaks võib-olla võimalikult efektiivselt, et siin on kingad jalas, nagu vanasti kirikus käid, aga siis ukse taga pannakse ka lossid jalga või siis paslad vahetatakse kingade vastu, et siin lumelörtsis need märjaks ei saaks ära ei laguneks.
Eks ole, selles ringmajanduse mudelites me ei järgi tänapäeval ka mitte enam ainult seda materjali ja energiavoogu, et kus kohast, kuidas see energia on toodetud, kuidas on see võimalikult efektiivne seda materjalina kasutada, aga me peame järgima ka selliseid sotsiaalseid kultuurilisi taustu, ehk et ega selle toote kusagil etapis ei ole jäänud mõni inimene alamakstuks, ei ole hävitatud selle kingalusika tegemiseks mõne põlisrahva pühasid paikasid, et sealt saada see viimane puu, millest veel seda lusikat teha. Ma püüdsin panna siis korraldajate palvel sellisesse mudelisse või luua sellist mudelit, et mida võiks siis ringmajanduse kontekstis tähendada koolituste süsteem. Ja täpselt jah, et selle kese on küsimuses miks. See mudel põhineb tegelikult ka minu varasematel töödel või kus ma olen osalenud, et me oleme loonud Eesti koolidele sellise rohepeegli mudeli, et koolid, kuidas nemad saaksid järgida enda sellist rohelist kasvamist, rohelist arenemist ja praegusel hetkel tegutseme ka keskkonnahariduse valdkonnas sealsete koolitajate sellise pädevusmudeli loomisega, kus me oleme siis praegusel hetkel selle 2 esimese küsimusega kõige rohkem tegelenud, ehk et mida ja miks me üldse koolitame. Üks selline printsiip, mida võiks nagu meeles pidada, et esiteks see, kui me viime läbi mis iganes õpitegevust, siis see võiks olla ennekõike, eks ole, suunatud kelle mille arenguks. Kelle jaoks, keda? Koolitaja, jah. Just nimelt, et koolitaja, et tema areneks kuidagi, eks ole. Aga me koolitame neid ka sellepärast, et kuidagi see aitaks kaasa, kellele veel? Sellele kogukonnale, ettevõttele, kus ta tegutseb, et me tahame, et need 2 koos oleksid kuidagi balanssis. Kolmas aspekt, aga et kui me midagi sellist üldse teeme, siis tasuks silmas pidada ka, et aitaks maailmal kuidagi paremaks muutuda. Ma loodan, et te kõik töötate nendes ettevõtetes juba praeguseks, kus siis maailma paremaks muutmise töö on nagunii sisse kirjutatud, et maailma põletamisele enam kaasa väga ei aita. Aga säästva arengu eesmärgid on üks ÜRO poolt vastu võetud selline raamistik, millest saab iga ettevõte, iga eraisik, iga organisatsioon saab leida endale tegelikult need ühed põhiväärtused, mille arendamisse tahab ta kaasa aidata. Ehk et kui me loome mingisugust õpitegevust, mingisugust sisu, me hakkame looma, et me jälgiksime alati seda 3 objekti: õppija, organisatsioon, maailm. Nad kõik võiksid selle õppimise tulemusena liikuda paremuse poole. Oma magistritöös ma uurisin seda, kuidas erinevad õpistrateegiad aitavad õpilastel õppida. Tuleb välja, eks ole, et kõik arvavad, et õpilastel on õpistrateegiad olemas ja nad on need omandanud juba kusagil varasemas haridusetapis, ehk siis üldjuhul see peaks tekkima kohe pärast lapse sündi, sest hilisemates etappides kunagi õpilastele tegelikult õpioskuseid väga ei õpetata. Et seetõttu ei ole väga vähetähtis see, millisel viisil õppetöö läbi viiakse. See on üks vana teadmine koolitajatena, te kindlasti seda ju teate, eks ole, et see informatsioon, mis meil meeles on, see hajub küllalt kiiresti meil. Mäletate esimesest kõnelest, mida ta ütles, et kui mitu viisi on aju leidnud, et teid juhtidena, otsuste tegijatena need alt vedada? Mäletate? 200? Vaat veel mäletate? Nüüd jääb teil see palju paremini meeldest, et te meenutasite seda. Ajule andsite signaali, et see vist on õige number. See ei ole tegelikult õige, et aju veab teid alt, aju saab igas hetkes terabaitide jagu informatsiooni, ta peab tegema kiireid otsuseid selleks, et aju täita enda põhifunktsiooni, hoida teid elusana. Ja ta peab tegema otsuse, millise informatsiooni ta unustab, millise ta jätab alles. Ja unustamine on aju üks põhifunktsioone.
sest et ta ei suudaks hoida kogu seda meeletut informatsiooni tulva, mis kõikidest meie meeltest temasse siseneb, et seda meeles pidada. Ja seetõttu, et aju panna natukene paremini tegutsema selles suunas, et ta midagigi ikkagi meelde jätaks, tasub sellist järgida head teadust, mida me teame õppimise kohta. Loengu kuulamine on kõige kehvem viis millegi õppimiseks, loengu pidamine on sellest kõige efektiivsem viis. Ehk et see printsiip, mida me oleme nüüd enda koolis püüdnud rakendada ja mida ma olen püüdnud ülikoolis ka rakendada, on pigem õppimine pea, südame ja käega, selline konstruktivistlik pedagoogika, kus siis õppija ise konstrueerib need teadmised enda peas ja siin settingus ma kukun küll praegusel hetkel nagu läbi, aga tegelikult läbi selliste küsimuste te kogu aeg konstrueeriksite ise neid teadmisi, mida ma üritan teile siin edasi anda. Praktiline käega läbi tegemine, mingisuguse füüsilise liikumisena, joonistamisena, kuidagi füüsiliselt õpitava läbi tegemine. Sellega kaasnev tähenduslikkus, see, mida õpitakse, peab kuidagi olema õppija jaoks tähenduslik. Kui see ei ole tähenduslik, kui see ei tähenda tema jaoks mitte midagi, siis see nagi ei ole selles kohas, kuhu te üritate jopet panna. Jope kukub lihtsalt maha, 24 tunni pärast on meeles võib-olla ainult 5%. Ja peaga õppimine, see on nagu see, mida me kõige rohkem koolides harrastatakse, et pea on ainsana aktiivne, aga aju ei ole mõeldud selliselt töötama. Meil tekib illusioon, meil tekib arusaamine, et me justkui oleme midagi õppinud, aga kui me oleme loonud kehva koolituse ja 5% õpitust on ainult meeles 24 tunni pärast, mis siis on saanud nendest ressurssidest, mille me oleme paigutanud selle koolituse läbiviimisesse? Mis sellest saanud on? Ja raiskus on läinud. Ja raiskamist me ei saa enam endale lubada, kuna me oleme 100 aasta jooksul enamus maakera ressurssidest ära juba raisanud. See on üks suvaline diagramm. Seda ei maksa numbriliselt seda meelde jätta, aga siin on kirjas, ma lihtsalt teitsin ühe sellise joonise, siin on kirjas umbes sellised asjad, mida nagu silmas pidada, kui te hakkate ringmajanduslikult koolitust üles ehitama. Et kus kohas peituvad need suured ressursikaod, raiskamise kohad, need võimalused, kus kohas ka kokku hoida. Transport, toit, energiakasutus, millist energiat kasutatakse, kui palju energiat kasutatakse ja siis need koolitusmaterjalid ise ka. Toidu puhul, elektri puhul meil on suhteliselt keeruline midagi reguleerida, tuleb see, mis börsilt tuleb, aga samas ütleme sellise optimaalse suurusega ruum, valgustatus, soojus ja nii edasi. Samas me ei saa minna nagu ülikoolide teed ka, et hakkame järjest tasakesi temperatuuri alla tõmbama, et raha kokku hoida, et ta peab olema, see keskkond peab toetama õppimist ikkagi. Toidu ja materjalide pealt me saame küllalt hästi tegelikult kokku hoida. See mudelina nad on võib-olla kõige suuremad meil. Alati lihtne printsiip, mida meeles pidada, on see, et mahetoit lööb transporti, ehk et kui on valida, siis igal juhul valige mahe, isegi kui alternatiiv on Eestis toodetud intensiivpõllumajanduses. Eesti intensiivpõllumajanduse tulemusena on meil praeguseks 60% joogivekaevudest on saastunud põllumajandusmürkidega, mis mõjutavad laste kognitiivset arengut, suurendavad meestel Parkinsoni tõve väljakujunemist ja naistel oli ka midagi, aga see mulle jäänud meelde. Ilmselt mingi vähk jälle. Rohkem ma ei oskanudki teile rääkida, sest nüüd te saate mult küsida. Hea võimalus küsida täiendavaid küsimusi Mihklilt. Olge head.
Ma teen jälle otsa lahti, äkki rahvas siis soeneb ülesse. Kõik see, millest Mihkel te rääkisite, kuidas sellega lood on tegelikult siis Rakvere riigigümnaasiumis? Et kui me tuleme nüüd nagu päris elu juurde, kuidas see elab? Kuidas õpetajad vastu võtsid? Et natuke seda nagu tausta juurde, et kas te olete jõudnud seda ka rakendada? Me alustasime õpilastega tööd septembrist, et me oleme täiesti uus kool. Meie väga suured plaanid lõi segamini 24 veebruar, majade valmimine. Esmaspäeval on suur päev, saame maja kätte. Esialgu tegutseme asenduspindadel, mis on suurepärane võimalus, sellepärast et see on nagu Moosese kõrb, ehk et me tuleme rasketest oludest läbi ja siis saame täiesti värske uue maja. Kahjuks maja valmimise juures või maja planeerimise juures ei olnud koolijuhti. Koolijuht valiti hiljem, kui see maja projekt kinnitati, et kõik need head plaanid sellest, kuidas oleks ka hoone kui õppimiskeskkond, just sellist jätkusuutlikku õppimist toetab, me realiseerida ei saanud, aga küllalt palju saime ikkagi seal muuta. Ja mis puudutab nagu õpetajaid, siis see on üks selline kogemus, mis ma sain ka ülikoolis töötades, et alati on lihtsam valida endale meeldivad kolleegid, kui üritada kedagi ümber õpetada. Ehk et meil õnnestus valida õpetajaid, meil olid määratletud enda printsiibid, enda väärtused, millest me ei lahkunud. Ja kui värbamisvestlusel õpetaja ütleb, et jah, ta on valmis seda tegema, siis sellele on pärast väga hea refereerida, et öelda, et sa ju lubasid, et nüüd me teeme seda lihtsalt. Kõige olulisem, mis me esimesel trimestril tegime, me lõime suhted, õpilaste tagasiside, meeletult kõrged näitajad, mis neid õppimisel toetavad, kaaslased ja õpetajad. See oli meie esimese trimestri kõige olulisem ülesanne, et tekiksid mõnusad inimeste vahelised suhted, sest et ainult sellises keskkonnas on võimeline aju õppima, kui, nagu mu poeg väljendas ta õpib natuke teises koolis, et kui ta et tal on nii suur hirm inglise keelde minna, et tal tuleb nutt peale, siis ei ole võimalik, et ta seal õpiks midagi. Ehk et me oleme loonud esialgu selle poole ja kõik teised järgnevad, mida me õpime, me loome võimalikult palju lõimingut, ehk et ühiskonnal on väljakutsed, koolides ja ülikoolides on teaduskonnad ja õpidistsipliinid, et need ei matchi oma vahel, et me peame looma selliseid õpitegevusi, mille käigus õpilased loovad endale teadmisi, kuidas neid päris eluliselt rakendada. Hästi palju projektõpet, hästi palju lõimingut ja meie eesmärgiks, mida me tahame saavutada, on see, et kooli lõpetades teaksid noored, et kui nad see on täiesti loomulik, et gümnaasiumi eas inimene peab enda kodukohta pommiauguks. See on kõige viimane koht, kuhu üldse tagasi tulla. See on täiesti loomulik, see on meile ökoloogiliselt sisse kirjutatud. Nad peavad tiiru ära tegema, nagu Angeres peab sealt Sargasso merest ära käima. Aga et ta teaks, et kui ta on maailmas tiiru ära teinud, näinud, milline pommiauk on tegelikult ja milline pommiauk tegelikult maailm on, et sa teaks, et see Rakvere piirkond Lääne-Virumaa on maailma parim koht, kus pesa punuda ja kasvatada enda järglased. Ta teaks, mis on selle koha väärtus, et sinna tagasi tulla. Aitäh. Küsimusi? Jah. Õpipüramiidi kohta küsimus, et ma olen seda ka ise kasutanud ja mõelnud selle üle, aga selle kohta leidub ka palju kriitikat. Kas sa oled vaadanud sinna selle taha ka ja et mis tingimustel see on siis nagu hea mudel? See on alati nagu küsimus selles, mis on sinu eesmärk. Et see oleks sul selge, mida sa tahad, et õppijas oleks juhtunud, kui sa oled selle koolituse läbi teinud. Ja siis sellele vastava meetodi valinud. Enda uurimustöös ma ka analüüsisin neid ja me tegime sellise katseõpilastega, neil oli võimalus vaadata videot, mida me arvasime, et see on niisugune kehvem õppimismeetod ja teine oli võimalus neil kokku panna skeem. Tegelikult seal ei olnud
selles mõttes olulist vahet õpitulemustes, kui neile oli antud õpioskused kaasa. Kui nad oskasid seda videot kasutada, siis õpitulemus ei erinenud sellest, kus oli kõrgemat nõudlikkust nõudev skeemi kokkupanemine, et seda asja omandada. Ehk et meil peab olema kogu aeg silme ees see, mida me saavutada tahame, mis on see kõige efektiivsem viis selle saavutamiseks. Piisab täiesti lektori esinemisest sellel hetkel, kui see vastuvõtja pool on selleks valmis, tal on vaja kiirelt mingisugune oskus aru saada, kuidas ta seda teeb ja ta läheb ja rakendab seda. Lihtsalt see, kui selle rakendamise vahele 2 nädala pärast ei mäleta enam mitte midagi, ta peab selle kohe kasutusele võtma, tal peab olema see vajadus, see nagi peab olema õiges kohas, kuhu seda jopet üritatakse panna. Et seetõttu ei ole selle püramiidi taga nagu see tohutu kriitika, et ärge üldse lektorit kasutage või ärge üldse seda tehke, vaid et õige meetod õiges kohas. Mihkel, kui paljud inimesed Eestis on üldse seda kuulnud, millest te viimased minutid rääkisite meile? Kui paljud koolid on sellest kuulnud, kui paljud organisatsioonid on sellest kuulnud või meie oleme esimene seltskond, kes seda kuulevad? Mina õppisin seda ülikoolis. Ma mõtlen just seda koolitusvaldkond, rohemajandus ja seda, et seda läbi mõtestada ja seda rakendada. Kui paljud olid näinud neid säästva arengu eesmärkide tabelit? Mõned ikka olid, aga mitte väga paljud. See on aastal 2015 vastu võetud. Rahvusvahelised lepped on meil põhiseaduse kohaselt kohalikest seadustest ülemad, ehk et me oleme riigina kohustanud ennast, meie eest on keegi allkirja pannud, on kohustanud ennast sellele pühenduma. Ja enamus inimesi tegelikult see protsent ei erine muust valdkonnast välja arvatud keskkonnainimesed, kes teavad seda tohutult hästi. Et me ei ole seda kuulnud, et see on uus, see on mina ei leidnud selle kohta ühtegi materjali, et kedagi alla võtta või et ma lihtsalt lõin need materjalid tuginedes enda varasematel kogemustel, aga see nii nagu see ringmajandusele üleminek, see on teatud mõttes meil praegu paratamatus. Euroopa Liit ei jäta seda pooleli, me võime siin vaielda selle LULUCF-i ja puude raiumise mahtude ja kõige sellega, see on meie siseriiklikuks tarbimiseks loodud müüt asjadest, et äkki midagi saab veel muuta. Ei saa muuta. Lõuna-Euroopa põles sellel aastal, Kesk-Euroopa uppus eelmisel aastal, nad ei jäta neid asju pooleli. Nad ei jäta, sest nende jaoks on sellejäämis küsimus. See, kui meil need muutused ei avaldu niivõrd teravalt, siis need avalduvad ühel hetkel ja sellisel viisil, mis toimub praegust Ukrainas. Meil on siin päris ees üks küsimus. Üks hetk oodake palun, et mikrofon kohe jõuab. Mina tahtsin küsida sellist asja, et kõik see vahva see õpiprotsess, mida te praegu selle gümnaasiumis olete rakendanud, kas te kuidagi haridusministeeriumile ka tagasisidet annate, et nagu see laieneks teistesse gümnaasiumitesse, et ka paraku minu enda kõige vanem laps on praegu gümnaasiumis ja tal on teatud teema vene keelega, kus tõesti on see, et ta tunneb paalinist hirmu, et sinna tundi minna ja see õpiprotsess on nagu väga raske. Et see suhete loomine kuidagi paraneks. Vene keele õpetajad said meil kõige suurepärasema tagasiside. Fantastilised inimesed, kõige stiilsemalt riides käivad inimesed. Vene keelega tõesti meil on väga-väga hästi vedanud. Ja ma saan aru, miks enam vene keelega tegelikult raskusi on. Mis on nagu õnn. Ma alustasin seda teekond gümnaasiumi tegemist tegelikult mõttega, et meil oli siin plaanis teha üks eragümnaasium, kellega me koostöös seda asja ka arendame ikkagi veel edasi. Aga kui tekib võimalus seda asja teha riigi rahades, miks ei peaks siis seda võimalust kasutama. Esimest korda, kus ma töötan ministeeriumi esindajatega sellisel viisil koostöös. Varem on olnud alati selline tellija klient kuidagi suhe ja siis käib vingamine mingite tähemärkide pärast. Esimest korda, kus ministeerium ütleb mulle, et mida te vajate, pange veel juurde, keerake veel juurde, et ärge hoidke ennast tagasi, tehke mõnuga. Et see, mida me teeme,
asi, mida ministeerium tahab, et see sünniks. See, miks koolides ei muutu asjad, on see, et ministeerium ei saa öelda koolidele ette, kuidas nad tegutsema peavad. Enamus koole on munitsipaalide omad, seal on väga-väga keerulised, see on põhjus, miks me teeme riigikoole. Riigikoolis poliitiline juhtimine on väga-väga kaugel, ministrini on väga-väga pikk tee ja õpetajate autonoomia, koolijuhi autonoomia on meeletult suur ja seetõttu ministeerium loodab, et see haridusuuendus hakkab rakenduma just nimelt alt ülesse ja me tunneme seda vastutust, jah, et meil on omapära, mida me tahame, et see hakkaks levima laiemalt. Me teeme seda teaduspõhiselt ehk et me kirjeldame seda, uurime seda koos Tallinna Ülikooli teadlastega, Tartu Ülikooli teadlased tulevad ka juba appi, selleks, et see parim teadmine hakkaks levima ka mujale. Et hetkel me oleme lõpetamas esimest trimestrit, praegusel hetkel õpilased kaitsevad enda esimese lõimingu projekti tulemusi. Ma oleks tahtnud väga seal olla, aga kuna ma juba kevadel olin lubanud siia tulla, siis ma ei saanud ka teid siit alt vedada. Meil on väga põnevil, meil on väga palju lubadusi, kas see kõik kuidagi realiseerub, seda näitab tulevik, aga sellepärast me tahamegi praegust seda rauda taguda nii palju kui vähegi võimalik, enne kui õpetajatel tekib väsimus ja rutiin ja et vältida sinna vanasse vakku langemist. Aga igal meil lootust on nagu väga palju. Sisekoolituse konverents ja kuidas toetada juhte. Teie panite kokku parima meeskonna. Teil oli võimalus valida. Kuidas te neid toetate? Me oleme hästi palju rääkinud sellest õpetajatega, et ma ise viin praegusel hetkel läbi ühte uuringut nendega, intervjuud nendega, koolijuht just lõpetas nendega, et aru saada, kus kohas nad on, kus on nende vajadused. Mis koolitusi puudutab, siis me oleme tegime väga kiirelt selle õpetajatega selgeks, et me lasime neile alguses paar korda, me lasime alati eksida. Kõikides asjade õpilastel laseme ka ühe korra eksida, siis ütleme, et nüüd hakkame reegleid kehtestama. Et neil on olnud võimalus, õpetajad käisid kooliaasta alguses mõningatel koolitustel, küsisime, kuidas oli, parem ei läheks uuesti enam. Ehk et me oleme võtnud nagu maha selle, et koolitus kui selline puhkehetk või taastumise hetk, parem minne spaasse, meil on Rakveres on ilmselt Eesti parim spa, eks ole, samal tänaval, et mine võtta päev, ole siis seal. Aga et ei ole mõtet minna siis ennast raiskama, et sa puhkad seal spaas paremini ära kui seal kehval koolitusel siis, et me peame teadma, mis on see sisu. Aga see, mida õpetajad ise on nagu välja toonud, on see, et nendega esimest korda arutatakse kõik läbi, mis kooli puudutab. Et meil on sõna otseses mõttes, jah, me pidime teatud alusdokumendid ise looma, alustama sellega, aga me võtame vastu enda õppekava õppenõukogus nüüd alles detsembris, sest et kõik on saanud nüüd sellega tutvuda, kõik on saanud sellesse panna enda panuse ja nii kõikide alusdokumentidega. Ainus, mida me ei saanud õpilaste ja õpetajatega läbi arutada, eelmisel aastal oli vastuvõtukord, aga sellel aastal me vaatame ka selle uuesti üle. Ehk et õpetajate kaasamine ja see on üks keerulisemaid asju koolis, seda ma ei uskunud. Õpetajatel päriselt ei ole tegelikult aega selliste asjade jaoks. Nii et me oleme pannud tunniplaani aine nimetusega koostöötund. Õpilased õpivad sellel ajal kodus, õpetajatega oleme koos, teeme plaane, korraldame, et saaks, me lihtsalt oleme ja see on nende koormuse sees, see on nende tööülesanne, et me saaks neid asju koos tehtud. Aitäh! Teile suur aplausi! Aitäh!